Ei see mingi nali või? Naised kõik vaatavad seda. Bon appetit. Tere tulemast tagasi meie kanalile. Oleme saanud nüüd aastaseks. Meil on üle 1000 tellija. Aitäh teile kõigile. Täna me ei saa ka nagu palli käest lasta, ehk siis näitame teile täna midagi väga eksklusiivset. Väga vinget autot. See on põhimõtteliselt prototüüp. Seega me peame olema sellega ülimalt ettevaatlikud, aga kõigest kohe lähemalt. Ja mida? Ei, ole nüüd, mõistlik, nalja teed. Ei see mingi nali või? Sisepõlemismootorid keelatakse ära. Just siis, kui saime just saate käima. Nüüd siis, kus on üle 1000 tellija ja tulevad pakkumised ja tuuakse ägedaid autosid, just nüüd siis. Jaa, aga ma võtsin ju selle prototüübi täna. Mis ma ka aiandussaateid hakkan tegema sulle? Eks paneme seemne mulda ja vaatame, mis saab. Nii, võtame siit hääd Eestimaa sõnnikuga pooleks sükest mulda. Paneme seda kohe niiviisi. Paneme hästi. Nii, sükene 3/4 võiks alguses olla. Ja siin on mul mõned seemned, eks ju. Paneme siis need siia järgi. Ja mis on seemne puhul siis nii-öelda oluline, eks ju. Auk peab alla poole jääma. See on hästi oluline. Auk peab alla poole jääma. Seepärast, et augu üles poole paned, siis ei tule mitte midagi. Sellise poti kohta, ma arvaks, et sükene 6 on kõva küll. Mul on 7. Paneme 7 ära siin, eks ju. Vaatame, mis siin nii läheb paar tükki välja. Pool bioteid siia. Paneme siin mulda veel peale, eks ju. Suruda ei tohi. Muidu tulevad mutrid, eks ju. Alguses siis ma soovitaks kindlasti panna 2-taktilist õli, sellepärast see on natukene nagu ei ole nii vänge, muidu hakkab äkki siin idu suretama, või siis sükene võtab siuksed nagu hakkab törtsuma. Nii, nüüd seemned on mullas ja mul on siin, siis on juba 2 nädalat olnud siin. Ma panen selle siia, varjus peab olema. Mul on siin nüüd siis 2 nädalat olnud juba, eks ju. Nii, nüüd siit näeme, et ütleks, hakkab potti puruks pressima, liiga palju on neid. Ja mis me panime siin 7 tükki, 2 tükki läks välja. Ma ütleks, et siin on, keere on päris hea juba, eks ju. Ütleme sükene, ta sükene tundub, võib-olla 8 tugevus veel ei ole, aga sükene 7-4 võiks ikkagi juba täna olla. Need võib-olla on juba vähe tummisemad. Siin võtame need võrsed, võtame välja. See on kiduravõitu. Ja siis siin on, see on juba ilus poiss. Nii, pistame selle nüüd istutaks üldse ümber. Temaga siis sama lugu, et paneme natukene alla seda isane ja rapp. Kohilast on see veis, jah. Et seda võin öelda. Sükene tummine, sükene on pand ikka mõnuga. Nii, paneme seda siia alla. Nüüd võtame selle. Sikutada ei tohi. Muidu tõmbad keerme sirgeks ära. Sirgu, eks ju. Nii, ja nüüd on oluline see, et nüüd läheb 1 ainult, eks ju. Nagu keset potti, eks ju, ja jääks nagu sirge. Ja tema puhul siis soovitaks siis juba näiteks 4-taktilist, eks ju. Et ütleme sükene 4-taktiline, poolsünd, täissünd ei ole vahet. Selles mõttes peaasi, et oleks 4 takti. Nüüd, kui ta on nüüd ümber istutatud, peab jälgima, et ta nüüd ümber ei lähe, siis ma näitan teile. Mul on siin tuleb nagu sääne, on ju. Ma ütleks, et see on juba päris hea. Ta on sükene, kergelt liigub. See on nagu hea, et ta siia püsti läks. Võtame siit korra välja, eks ju. Ütleme päris hea. Siin nõksa võiks võib-olla, on ju pikem olla, aga muidu on päris hea. Sükene
kerge kolks on veel sees. Aga muidu on juba päris hea, rõngad on juba head ja niisugune mõnus must põhi on. See näitab ainult niisugust kvaliteeti, eks ju. Päris hea, et selle paneme siin nõksaks tagasi ja võib-olla natukene paneme, ütleme, värsket kaksi paneme juurde. Nüüd on oluline koht, et kui ennem siis siin oli 4 ja 2 takti, eks ju, siis enam talle sellest ei piisa ja nüüd on siis 98 ja seda 98 tuleb ikka panna, ujutada nagu, seda tuleb ikkagi niiviisi üle ujutada nagu mul naine kaktust, eks ju, niiviisi, korralikult on ju. Et jookseb, ütleme selline toobipäevas äkki, et ta on ikka konkreetselt selline mahlane kogu aeg. Vastavalt hinnale ka, siin just kerkisid jälle need hinnad ja nüüd ma võib-olla panen siin diisliga pooleks, eks ju. Kui nüüd see panna kõrvale, et mul siin, ma panen selle kõrvale tagasi pimedasse, mul siin 43 päeva mullas olnud asi. Nii, võtame siin potist, hakkab vist vaikselt välja kasvama juba. Meil on nii, tulebki mul siin ümber istutada, ma vaatan. Nii, ja nüüd saame natuke lähemalt vaadata. Rihmad hakkavad vaikselt kerkima. Natukene pehmed veel, aga päris hea. Rihmadel hakkavad hambad tulema. Siis nagu ikka, see on see kõige hullem aeg. Siin me näeme, et natukene klapikambri kaant on siin natukene peab veel kasvatama ja hakkab looma. Et siin on jah näha, et on igalt poolt õline ka. See näitab seda, et alguses sai nagu seda õli nagu hästi pandud, et siin ongi kohe sees, originaalis, on ju. Ja see ei ole mingi Opeli oma selles mõttes, et kui ta nüüd silindri juurde kasvatab, siis temast saab nagu päris mootor. Natuke hoolt, natuke armastust ja pimedas hoida. Vaatame, mis on temast saanud nüüd järgmises saates 30 päeva pärast, eks ju. Et äkki on V8. Mis kuradi jama see veel oli, mitte keegi ei viitsi seda ju vaadata, jumal küll, see on ju täielik kuradi kräpp, selles mõttes, et seibid mulda, kõik teavad ju, kus kuradi autod tulevad või see tegema hakkab, kuradi kokandusssaateid hakkan tegema. Täna teeme siis ühe tavalise võiku, hommikuse võiku, mis enamus meist ära sööb enne, kui koduuksest välja astub ja tööle läheb. Selleks on meil vaja vundamenti. Kõige olulisem on ikkagi, ma ütleks, sassi, on ju. Selles mõttes, et kui on kere, on kehva, lödi, siis siit õiget asja tule. Et see asi kestaks, tuleb siis see ikka panna niisugune. Mina neid tänapäeva siukseid jamasi ei usalda, et ikka vanakooli värk, siuke korralik ta vott, seda võib panna trummelpiduritesse igale poole, on ju. Aga me teeme siin antud juhul siis võikut. Mis me siis järgmisena paneme? Näiteks paneme uksed, veel parem teeme aknad. Nii, midagi sellist, on ju. Nii, sest ta võiks hea võiku mõtlen teile. Nii, juba suu jookseb, et teeme selle vähe kenamaks siin, turvalisemaks. Keegi ei taha rohelist süüa tegelikult. See on jämesti toit tegelikult. See rohelise võib kohe kaugemale ära lükata. Ma lükkan seda hästi kaugele. Nii, oleks kohe hea. Nüüd kui urukas. Mulle veel niisugune vähe suurem ratas, eks ju, et see võiks nagu olla, paneme siia, mis me paneme siia. 195 või? Paneme 245, paneme taha, ja. Nii teeme, siin on mingi rehvitootja praak. Ja siis paneme ette, paneme vähe kitsamalt, paneme 225. Atsa. Nii. Ma ütleks päris hea. Sibul.
vana hea. Ukseringid siia. Nii, ja mis ma siin oskan öelda? Bon appetit. Head isu siis kõigile. Nagu siukene ütleks siukene. Nagu siukene Nissan on see. Ega ta väga koos ei püsi. Nagu päriselt nagu see oli täielik. Mitte ükski normaalne inimene viitsi vaadata siukest asja, tegelikult lõpetage ära. Ma tean. Ma hakkan meigi videost tegema. Naised kõik vaatavad seda. Vaat seda ma hakkangi tegema. Meigi videost. Nagu korralik rondierikas võtame ühe elu näinud siukse rimaka ja üritame selle nagu üles lüüa müügiks. Nii, selleks on mul siin kõik vajalik olemas. Tõmbame mõlgid välja. Selle mõlgi välja tõmbamis aparaadiga. Okei, tegelikult ütleme, et kere on sile. Paneme järgi kohe pahtel krunt. Tavaline teema. Noh, kuidas on? Väga hea, ütleme, tõmbab kõik siuksed ebaühtlased kohad, tõmbab normaalselt tasaseks kohe, eks ju. Päikse loojangu rants on see, et see siuke nagu Aston Martin näen välja pärast. Et mis siis järgmisena, eks ju? Krunt on all, toonklaasid on ju. Atsa. Pane pillile toonklaasid külge. Oi, uhke värk. Nii plätserdame väheke siia ka. Nii, mõtleks ideaalne. Siin on erinevad toonklaasidest valikud. Assortii, mis sobib, mis meeldib, eks ju. Äkki on matkaline, eks ju. Tahab boksi katusele panna. Siis tuleb panna katuse reelingud ka külge. Ma arvan, kasutame seda sama mutrivetitseks. Võtab siuke sümboolse portsu. Mis ta siin on? Siin ei ole väga keeruline. Pane sops. Nii. Korralikud siuksed tummised katuse reelingud. On ju. Ütleme, julgeks selle nagu kasti pähe panega. Eks see on nii, ops. Ja noh, ütleme siin ikkagi meie kliimas. Põhiteema. Koopaääred, karbid, värgid. Selleks on mul kaabivahend olemas. Jees. Koopaääred tuleb ikka nagu üles mukkida. Nii. Koopaääred ka. Oi, see on mingi sära, see issand, kui ilus. Nii, hoideks. Juba on nagu parem pähe, on ju. Ülejäänud on põhimõtteliselt siukene, kõik tuleb peale ära suruda. Ega siin ei ole midagi. Aga täna meil nagu selleks kahjuks rohkem aega ei ole. Saite põgusa ülevaate, on ju. Näete, kuidas teha siin ikka kunsti, võtaks noh, Mona Lisaga võrdleks praegu ja see on siukene miinimum. Da Vinci oleks uhke mulle. Paneme turgu. Mis siin ikka? Ei tule maa. Aga aitäh, et olete siin ilusti kenasti kõike jälginud, jaganud, share'inud, keerinud, jätkake samas vaimus. Me siin ka ikkagi üritame meiki vähemaks võtta ja vinti peale keerata ja et tuua aina asjalikumad ja meeldivamad videod teieni. Ärge siis unustage legendaarseid aprillinalju ja olge tublid. Sul on püksid lukkevad.